Perevägivald. Me teame, mida sa kardad. Sa kardad päevavalgust. Sa kardad, et sinust räägitakse. Sa kardad, et inimesed saavad teada. Me hakkame sinust rääkima. Ja astume ohvrite kaitseks välja. Me ei lase sinul jääda pere siseasjaks. Vaid tirime su Eesti kodudest nähtavale. Me märkame ja reageerime sõnadega. Liitu sõnaväega, sest vaid sõnaga saame perevägivalla vastu. Jalkatrennis üks sõber Martin. Me oleme juba mitu aastat koos trennis käinud, aga viimasel ajal on ta kuidagi imelikuks muutunud. Mingi 6 aega tagasi läks ta trennis ühele trennikaaslasele kallale. Treener sai pahaseks ja saatis ta pingile istuma. Martin vabandas, et ta ei suuda oma viha tagasi hoida ning lubas enam mitte nii teha. Üle-eelmisel nädalal oli sama jama. Riietusruumist ta sai minu peale pihaseks, loopis asju, peksis oma kapijõust ja karjus mu peale. Ma ehmatasin ära, sest ta pole kunagi selline olnud. Ma olin Martini peale nii solvunud. Ema sai aru, et midagi on valesti ja pinnis välja, mis juhtus. Ta hakkas Martini pärast muretsema, sest tunneb ka ta ema ja oli kuskilt kuulnud, et neil on vist kodus mingi jama. Järgmisel hommikul helistas ta lasteabi telefonile, sest ei osanud kuhugi pöörduda. Lasteabi uuris, et mis Martinil kodus lahti on. Tuli välja, et ema on kuri. Kuna ka Martini vanaema elab kodus, siis käib pidev tülitsemine. Lisaks ähvardab ema vanaema, ei luba tal midagi teha ega kuskil käia, lukustab vanaema oma tuppa ja lubab teda ära tappa, kui ta peaks midagi valesti tegema. Ema olevat Martinit korduvalt ähvardanud, talle korra isegi kätega kallale läinud. Ja mitte keegi isegi ei teadnud, et asi on nii hull. Mu ema rääkis ka treenerile, mis toimub. Ja nüüd on mõnda aega tegelenud Martiniga lastekaitse ja vist ka politsei. Nii tema kui ta vanaema saavad õnneks abi. Martin on trennis palju rõõmsam, vihapõrskeid on vähemaks jäänud ja saame jälle koos nalja teha. Nagu varem. Sõnas on vägi. Mul oli maailma kõige lähedam hundikoer Lasse. Ta oli mu parim sõber. Tuli mulle hommikuti kaisu ja tema lemmiktegevus oli see, kui ma viskasin talle hoovis pulka või jooksin temaga metsas ringi. Ta oli siis nii rõõmus. Mul oli temast alati nii kahju, sest mu ema ja isa olid Lassega nii vastikud. Panid teda pidevalt tuppa või garaaži kinni ja Lasse ulgus ja niuksus. Kui nad tahtsid, et Lasse istuks või lamaks, siis nad peksid teda rihmaga või kätega, surusid teda maha, karjusid ta peale. Tihti nägin kõike pealt, aga ma ei julgenud midagi öelda. Kui ma ükskord ütlesin, et nad lõpetaks ära, siis isa käratas mulle. Sina ole vait, kao tuppa. Hoidsin siis nuttu tagasi nii, kui oskasin ja pärast võtsin Lasse enda tuppa ja kaisutasin temaga koos. Ma kartsin oma isa ja ema, sest mis siis, kui nad minuga ka nii teevad. Omavahel nad kogu aeg tülitsesid ja eriti hull oli asi siis, kui nad jõid. Püüdsin olla igaks juhus kogu aeg nähtamatu. Kui ma olin ükskord vanaema ja vanaisa juures, siis nad küsisid, miks ma nii kurb ja vaikne olen. Ma ei julgenud midagi rääkida, sest äkki ma saan kodus karistada. Ühel ööl ärkasin röökimise ja kolistamise peale üles. Sain aru, et ema ja isa rüselevad ja Lasse on ka seal, niutsub. Võtsin siis kogu julguse kokku ja helistasin teise korruse telefonilt vanaema ja vanaisa telefonile. Nutsin ja ütlesin, et ma nii kardan ja emme issi karjuvad ja äkki hakkavad Lasset lööma. Vanaisa oli kohe politseisse helistanud ja nad tulid nii ruttu kohale ja kohe aitasid. Vanaema ja vanaisa ka. Nad võtsid mind endaga kaasa. Tegelikult ma nüüd elangi juba mitu aastat nende juures, sest lastekaitse ja politsei ütlesid, et mul ei ole emme issi juures turvaline. Lasse tuli ka meiega ja ma ei karda enam kodus olla. Sõnas on vägi.
mina olen Karin. Kõikidele sugulastele ja sõpradele paistsime me välja nagu musterperekond, armastav ja hooliv ema, edukas ja kena isa, mina ja mu tüütu väike vend. Tegelikult oli meie elu hoopis teistsugune, sest kodus emaga tülitsedes muutus isa täielikuks koletiseks. Viimasel ajal lõppes pea iga nende tüli sellega, et isa läks emale kallale. Ja kui ma üritasin vahele minna, siis lükkas isa mu lihtsalt eemale. Ma ei teadnud, mida teha. Iga tülitsemise korral jooksin väikse venna juurde, võtsin ta sülle ja katsin ta kõrvad. Kui ma küsisin emalt, miks ta seda talub ja miks me ära ei lähe, siis vastas ta, et meil ei ole kuhugi minna. Koolis märkas mu hinnete kukkumist Inka Õps, kellega ma olen alati hästi läbi saanud. Pärast koolipäeva viimast tundi küsis õpetaja, et kas mul on ikka kõik hästi. Tundsin piinlikkust ning valetasin, et kõik on korras. Enne kui ta mul minna lasi, ütles ta, et kui mul on mingi mure, siis tema uks on alati avatud. Koju jõudes nägin aga köögilaua taga nuuksuvat ema, kes varjas oma värisevate kätega siniseks löödud silma. Siis ma mõistsin, et siit põrgust pääsemiseks pean sellest kellelegi, ükskõik kellele rääkima. Järgmisel hommikul koputasin kohe Inka õpetaja uksele ning rääkisin talle kõigest. Õpetaja võttis ühendust emaga ning soovitas tal helistada nõustamisse. Lahkusime kodust samal päeval, loetud tunnid enne, kui isa koju jõudis. Me saime abi ning elame nüüd venna ja emaga turvalises kodus, kus ei ole enam hirmu ega vägivalda. Koolis läheb hästi ning kodus ka. Vahest käib venn närvidele, aga selle elab üle. Olen õnnelik, et meie peret aitas vägivalla vastu sõnavägi.